Meie õhtu lõpetab siis Toomas, kellega peame siin väikse arutelu elust-olust. Toomas on ka tegelikult siis Tartu Ülikooli Arvutiteaduse Instituudi vilistlane. Lõpetanud seal nii informaatika baka kui ka magistri. Ja tegelikult on Toomas loonud ka ühe eduka idufirma nimega Zero Turnaround, mis tänaseks on minu meelest edukalt maha müüdud USA poolele. Aga hetkel siis Toomas töötab Boltis tarkvaraarenduse juhina. Nii et ma arvan, et tuleb põnev vestlus. Nii et võime siin istekohad võtta sisse. Tere! Ja jälle, kui küsimusi tekib, siis tõstke käsi ja toimetame teieni mikrofoni ja siis saab küsida, et lihtsalt siuke vabas vormis arutelu võiks tulla. Aga me võiksime alustada tegelikult siis päris algusest, kui mäletad seda aega, et kas olid pigem ise noorena seda tüüpi, et sa olid juba kohe see, et nokitasid arvutite kallal ja kohe täielikult IT-s sees, või see jõudis sinuni kuidagi jooksvalt gümnaasiumi ajal, et kuidas sul see teekond välja kujunes siis Tartu Ülikooli informaatikasse jõudmiseks? Ma arvan, et siis, kui ma kuulasin neid eelmiseid ettekandeid, et siis igasugused asjad tulid meelde, et selles mõttes oli korralik nostalgia vooga, mis sealt tuli. Aga ega mul see täitsa algus liialt meeles ei ole, aga ma olin mingi hästi noor ja siis ma sain kuskilt disketi peal. Ja ma arvan, et see oli kuskil kooli õppeklassis, kui ma otsisin programmeerimise kohta, sain Reaalgümnaasiumi mingisugused failid. Neid oli umbes 10 faili, mis oli siis Pascalis progemise mingi tutorial. Ja siis ma sain kuskil kompilaatori ka ja siis ma nokitsesin, et ma arvan, et siis ma olin ilmselt 11-12 ja siis et ma hakkasin hästi varakult. Nii et kui ma Tartu Ülikooli millalgi jõudsin, et siis ma jõudsin sinna tegelikult hästi ammu, et aasta oli siis 2003. Et kui ma vaatasin, et te kõik olete nii noored, siis ma õnneks guugeldasin Jaan Aru, et tema on minust 6 aega vanem. Et siis ma enam nii halvasti ei tundnud. Aga et kui ma ülikooli jõudsin, siis ma olin päris mitu aastat freelancerina töötanud Tallinna erinevates butiikides ja saanud mingisugust kogemust, kuidas siis täiskasvanutega koos asju teha. Ja igast otsast lüpsta ka saanud palkade ja asjadega, aga siis oli aasta mingi 99-2000. Et kui ma 2003 kohale jõudsin, siis ma olin selles asjas sees nii pikalt olnud, et ega seal mingit küsimust ei olnud, et mida ülikooli õppima minna või et seal oli pigem küsimus, et kas üldse minna. Aga ma ikkagi läksin. No miks? Ma arvan, et kindlasti selles vanuses on see peer pressure, siis on see vanemate surve ka. Aga ma ikkagi tahtsin targemaks saada, sest ega see iseõppimine ilma mingisuguse mentorduseta on võib väga halbades suundades minna. Et ma arvan, sellepärast ma ikkagi tahtsin ülikooli minna. Aga olgem ausad, et praegu on siis 2026, et siis oli aasta 2003. Et ega ma ei tea, kui täpselt ma mäletan, et kuidas see mõistus seal täpselt töötab. Aga milline sa ise ülikooli ajal pigem olid, kas see, kes istus esireas ja küsis küsimusi ja kirjutas kõik põhjalikult maha või vedasid ennast lihtsalt ainetest läbi? Kui kujutad ette sellist introvertset nohkarit, kes ei taha inimestega rääkida, et siis ma olin see, et ma istusin pigem kuskil taga ja ääre peal, et siis sai jalgaga lasta, kui sest kui sa istud ees või keskel ja hakkad ära minema, siis kõik vaatavad ka veel. Et seda ma ei tahtnud, nii et ma olin kuskil niimoodi, et saaks kiiresti välja ka. Aga on sul äkki ülikooli ajast mingisugune eriti hea
mälestus, see võib olla midagi, mis sul õnnestus eriti hästi või midagi, mis ebaõnnestus, kas ka mingisugune projekt või mälestus või just mingisugune aine, mis oli täielik fail? Fail oli mul päris palju. Et ma lihtsalt tean, millisest failist rääkida. Üks faili see klass oli selline klass, et kui ma vaatasin mingi aine, et kui keeruline saab see olla. Sest esimene aasta-2 olid enamus ained nagu lihtsad. Siis üks hetk nad lähevad väga keeruliseks. Eriti kui ei õpi eriti ja siis mõtled, et ma teen nagu varem. Et sessi joob kätte, et siis ma teen õpiku lahti. Et seal oli ikkagi paar sellist faili, et õpiku lahti ja vaatad, et ma olen ikka liiga loll. Et see nüüd päevaga ära õppida. Et neid oli ikka korduvalt. Aga siis tuli, nagu enne öeldi, vastavalt siis sellisele iseenda graafikule need asjad ära õppida. Et osad asjad olid ikka veel sellised, et sa võitsid seda õpikut lugeda, aga see ei tähenda, et sa aru said. Ja siis internetis materjale kindlasti oli, aga see, kuidas tänapäeval on võimalik kas siis leida või siis mudelitega sellisel viisil vestelda, et nad esitavad seda infot sellisel viisil, mis on sinule nagu kõige parem. Et ütledki, et seleta teistmoodi. Et seda oleks küll tollal tahtnud, sest oleks teinud nii mõnegi asja efektiivsemaks. See on küll hea, et ütled AI-le, et kuule, ma ei saanud aru. Palun teiste sõnadega. Õnneks ma teadsin nii palju tarku inimesi, et kui ma olin mingi asjaga nagu hädas, siis mul oli piisavalt tuttavaid selliseid olümpiaadipoisse ja ütlesin, et et ma ei saanud midagi aru, seleta uuesti. Ja siis nad olid piisavalt targad ja nad seletasid teistmoodi. Et ma arvan, et minul kõige raskem oli füüsika, mingisugused ained, signaalitöötlus tuleb silme, et matteanalüüs oli ka kuidagi raske. Et kui siin räägiti enne, et matemaatikat on vähemaks jäänud, et siis kui mina ülikooli läksin, siis mulle räägiti, et matemaatikat on vähemaks jäänud ja siis kõik vanemad professorid seal tihtipeale torises, et kuidas need jälle vähemaks võeti. Ja siis ma kuulen, nüüd võeti veel vähemaks, ja siis mingil määral siis see võtab selle hirmu maha, et on liiga palju matemaatikat, aga lihtsalt samal ajal, kui siin on mingid matemaatikafännid, siis ma võin teile öelda, et saab lihtsalt neid raskeid aineid juurde võtta, et ei pea muretsema, et see matemaatika on seal teaduskonnas alles. Et ma eeldan, et see Puhta Matemaatika Instituut on alles ja... On ikka, jah. Saab kõiki neid keerulisi matteaineid võtta. Ja, et mõlemad ekstreemumid on nagu oodatud, et osad aidatakse järgi, et siis teised saavad kohe seal hullu panna. Sul on kahtlemata olnud väga, ja on siiani, väga edukas karjäär. Küsiks sellega seonduvalt, et tihti arvatakse, et IT-s siin õpingute ajal on ikkagi kõige olulisem see, kuidas ma proged oskan ja programmeerimisoskus just. Aga kui sa nüüd natuke mõtled ja vaatad tagasi sellele ülikooli ajale, siis mis võib-olla sinu jaoks on olnud see kõige väärtuslikum asi, mida sa oled sealt kaasa võtnud, mis on sulle kogu su karjääri jooksul abiks tulnud? Et kas see on kuidagi see omandatud mõtteviis või oskus, ma ei tea, õppida või need inimesed, kellega sa tutvusid, kellest kasvas välja võib-olla sinu tänane võrgustik, või siis on see lihtsalt see programmeerimisoskus, mis sa sealt kaasa võtsid? Ma arvan, et see üks huvitavaid asju, mida sa saad seal nagu märkamatult, et kui võtta see informaatika inglise keeles, computer science, võtad selle õppekava lahti, vahet ei ole, kus ülikoolis. Nii mõnelgi kuulsal on see avalik või kui te praegu võtate Arvutiteaduse Instituudi lehe lahti ja vaatate õppekavad läbi, et nad on üllatavalt sarnased. Et kui teha läbi suur ots nendest nagu fundamentaalainetes, siis kui sa satud sarnaste inimestega kokku kuskil maailmas, siis te saate igasugust asjadest rääkida, sest jagate biiti nendel teemadel ja on hästi lihtne siis ükskõik, mida te siis arutate seal just. Et võib-olla see märkamatult saadud formaalne haridus ongi selline hea asi, sest selle põhjal saab ehitada hästi keerulisi asju
et vahet ei ole, kas see on tänapäeval vibe code imine või varem kuidagi teistmoodi mingite asjade ehitamine, et sa saad ehitada nii palju igavamaid asju, kui sa ei saa aru, mis seal masinas toimub. Et siis mingisugune hulk probleemidest jääb lihtsalt kättesaamatuks, sest ei tea piisavalt. Ja siis, kui pühendada pärast keskkooli mingisugune aeg, mingid aastad nende asjade õppimiseks, siis lihtsalt see silmaring teadmine on nii palju suurem, et see vist on see nagu asi, mis ma võtsin kaasa. Et kõik muu pidi ikkagi nagu jooksvalt õppima. Ja ma ei teagi, kas neid teisi asju, olgu see inimestega suhtlemine või tiimide ehitamine või palkamine, organisatsiooni disain, ettevõtte ehitamine, et neid kindlasti saab ka nagu õppida, aga ma arvan, et kui vähemalt reaalainetes sa saad siis mingid harjutusi niimoodi läbi teha, et sa tead ka, et on õige vastus, siis ma arvan, et kõik need teised teemad on sellised, et äkki lihtsam on lihtsalt ehitada ja siis läbi selle failida. Et ma täitsa ei kujuta ette, et keegi õpetab nii ettevõtte ehitus, palka keegi, thanks. Just, aga sealt ülikoolist kuidagi läbi mingite teekondade sa jõudsid ikkagi Zero Turnaroundini. Jaa. Et ikkagi tahaks sellest ka natuke rääkida, et ma arvan, et võib-olla meie tänastele kuulajatele ei pruugi olla nüüd kõige tuttavam Zero Turnaround, sest et kasutajaskond oli pigem ju ma eeldan, et keegi ei tea selle, nii et see on tõesti normaalne. Et kas ma võin lihtsustatult öelda, et tegelikult see ettevõte tegi tööriistu teistele arendajatele? Jaa. Väga hea, sest ma olen ise kasutanud neid arendajana. Väga cool. Ehk et jah, et võib-olla ongi see, et Bolt on ja me kõik tõenäoliselt kasutame, et kellegi jaoks ei ole see võõras, aga Zero Turnaround oli jah siis see, mis IT-maailmas oli ikkagi meil selline väga populaarne. Et mina tehes Soome kohalike omavalitsuste mingisugust tarkvara, mu esimene proge, siis seal täitsa kasutasime Zero Turnaroundi töövahendeid. Aga mis ma küsida tahtsin on see, et kuidas üldse see idee Zero Turnaroundist sinuni või teieni jõudis ja kust see julgus teha midagi ise nüüd täiesti nullist, kust see tuli? Sest ma arvan, et see need iduettevõtted on alati midagi hullult müstilist ja et kust nad niimoodi tekivad ja kuidas nad edukaks saavad, sest ega neid ei ole ju nüüd ülipalju, mis päriselt osutuvad edukateks. Ja noortele ma arvan, see tundub ka siuke püüdmatu unistus, et tahaks ühel päeval midagi ise nullist teha, aga et see on ikkagi nagu hirmutav samm, et kuidas ma teen midagi, mis ei ebaõnnestu, kuigi seda said ju kunagi ette. Aga kust teil see julgus ja just see mõte tuli? Kusjuures seal tihtipeale seda nagu sammu ei olegi, et kas ma nüüd ma hakkan tegema ja siis teed nagu selle hästi suure sammu. Et sa tihtipeale satud sinna mingisuguste väikeste sammudega, et avastad, et ohoo. Aga minul kindlasti oli seal hästi palju lihtsam, et ühel teisel tüübil, kellega ma koos töötasin ülikooli ajal ühes firmas, oli see idee ja lähenemise viis ja siis kuidagi me hakkasime seal nagu müttama, et see hetk, kui see nagu materialiseerub milleski selliseks, et sa vaatad nagu wow, et sellel on mingid jalad all, millel ta saab seista ja või alguses kükitada, et siis see kõik on kuidagi niimoodi ta ei olegi võib-olla nii palju planeeritud, et asjad natukene alguses orgaanilisemalt arenevad. Et Jevgeni Kabanov oli must aasta 2 vanem. Me olime mõlemad, siin oli nende teadusrühmade nimed. Varmo Venel, mis tema rühma nimi on, programmeerimiskeeled näiteks äkki, et
et me olime nagu samas rühmas ka, aga me töötasime lihtsalt samas tiimis ühes ettevõttes. Et see tuli kuidagi sealt. Kasvas orgaaniliselt välja kuidagi. Teie enda niivõrd jah. Olgu. Aga no, kahtlemata oli see Iron Turnaround ikkagi muljet avaldav edulugu. Aga noh, ma ei usu, et see teekond sinna tippu oli siuke sirgjooneline ilma igasuguste takistusteta, et kas sul tuleb ette mingit sellist hetke, mis oli keeruline või see, et enam ei taha ja ei jaksa, et lõpetame selle pulli ära. Neid tuleb kogu aeg, et see on fine. Et seal tihtipeale, olgu see siis tänapäeval ka, kui on raske, et siis minul niikuinii see mõtlemine läheb kohe sinna, et okei, ja kuidas siis edasi. Ja siis, kui ma tol päeval oletame, et see ongi nagu väga halb asi, kui tuju ei ole, et siis äkki mõne päeva pärast tuleb tagasi. Et eks neid halbu asju on igasuguseid, alates mingisugustest tehnilistest halbadest asjadest, lõpetades äriliste halbade asjadega, äritulemuste halbade asjadega, rahaliselt halbade asjadega. Et neid on mingisugune suur hulk. Aga enamjaolt on ikkagi nagu fun. Et kuidas sa saad üle nendest rasketest hetkedest? Et sa otsustad, et okei, me veel ei lõpeta ära, et ikka paneme edasi natukene aega, et kas need on need inimesed seal ümber või kuidagi enda see mentaliteet, et ei, ma ei anna alla. Ma arvan, et mingi hetk on ka selline hoog sees, et sa ei mõtlegi alla andmisele, aga mina isiklikult handlin lihtsalt, et mul on ilmselt seal peas mingisugused kompartmendid ja siis ma lihtsalt pagin asjad ära ja siis ei vaata sinna enam. Ja siis kui vaatan, siis on nagu, issand. et miks ma küll nüüd vaatasin. Ma ei teagi, läbi aastate kindlasti stressitaluvus tõuseb. Siis asjad, mis on nagu alati rasked ja ma arvan, et seal ülikoolis on ka rasked, aga see on ka see hetk, kus sa tihtipeale saad aru, et sa õpid on see, et kui sa oled sellest mugavustsoonist väljas. Et kui sa peadki midagi õppima, sul on see õpik käes, loed selle teoreemi ja mõtled, mida? Kuidas? Ja siis mõtled, et ega see sundimine tol hetkel nagu lihtne ei ole. Aga see reward on ka seal nagu päris hea, et siis kui ehitad selle teadmust. Ja siis ma mäletan, et ülikoolis üks asi, mis oli hästi naljakas, oli see, et oled keskkooli ära lõpetanud, lähed kohale ja siis vaatad, et mõnegi aine nimi on mingi sissejuhatus. Ma issand jumal, et andke mulle see päris asi juba, et see mis sissejuhatus. Siis võtad selle, ma ei tea, sissejuhatus diskreetsesse matemaatikasse õpiku lahti ja siis vaatad, issand. Et see on lihtsalt mingi levinud nali panna need ainete nimeks sissejuhatus. Võrreldes mingisuguse suvalise õppeainega keskkoolist ja koolis oli ka ikkagi väga kõva nagu tamp peal, et see sissejuhatus on ikka päris hea pränk. Nii et kui te seda pealkirja kuskil näete, siis on ma tean, see on päris keeruline tegelikult. Nii on, jah. Aga kui me nüüd liigume edasi, siis tänasel päeval oled sa Boltis ja juhid seal tarkvaraarendust. Kuidas sa, need kaks maailma on kindlasti hästi erinevad, et oma ettevõtte juhtimine ja nüüd siukses väga suures ettevõttes siis tarkvaraarenduse juhtimine, et mis sa tooksid välja võib-olla peamiste suuremate erinevustena, et kui sa mõtled oma tööpäeva peale, et Üks erinevus on see, et kui sa oled seal ettevõttes nii-öelda founder, juhatuses, boardil, pead muretsema igasuguste asjade pärast. Raha tõstmine, palgad, värgid, särgid. Et siis, kui sa ei ole see, et siis on tegelikult lihtsam mingil määral. Aga kui mõelda lihtsalt, kui suur on Bolt ja see haare, siis see stress saab täidetud teiste nii-öelda stressoritega. Et tarkvararendusmeeskond on ka mul väga suur, et see on natuke üle 600 inimese.
et kui mõelda kas või, et mis on nii-öelda selline tervislik inimeste arv, kes aastas läheb ära Euroopas ja võtta tarkvaraarenduse osakonda, et see on umbes 13%, Ameerikas 20%, et me oleme Euroopas, et kui isegi võtta nagu 10%, siis on vaja palgata iga aasta 60 inimest, et nagu olla flat selle headcount'iga. Et selle masina nii-öelda töös hoidmine on juba nagu selle inimmasina töös hoidmine on nagu suur väljakutse. Või siin enne räägiti andmeteadusest ja ma käisin ühel andmeteaduse, ega ma ei mäleta, mis selle aine nimi oli, aga põhimõtteliselt kõik andmeteaduse rühmad tegi neid postreid. Et siis ma käisin neid vaatamas ja siis need asjad, mida ülikoolis õpitakse, on tegelikult hästi sarnased, mida ka meil andmeteaduses tehakse. Aga lihtsalt, et meil on kõiki nagu andmeid nagu hästi palju, et siis et tuleb suuremal skaalal teha, et siis võib-olla üks erinevus ongi, et kui ettevõte on nagu suur, et siis vahet ei ole, mis numbris on, kas on see andmed, mida peab siis läbi skännima, kui sa otsid heinakuhjast seda nõela. See andmete hulk lihtsalt või siis kui sa tahad organisatsioonis teha mingisugust muutust ja siis teoorias justkui on nagu, et mine ütle siis neile 600 inimesel nüüd teeb niimoodi, on ju. Et tegelikult see on palju pikem protsess, kuidas siis nagu muutus seal teha. Et üks suur erinevus ongi, mis selle mastaabiga tuleb, on justkui mudelid on kõik samad, aga muutus teha on nagu hästi palju raskem, sest suurus on see, et mõjutab ka rohkem inimesi juba automaatselt, on ju. Jah. Aga kui me praegu kujutame siin ette, et sa värbad Bolti tarkvaraarendus-inimest. Nii, sa oled siin, värbad siin inimeste seast. Et näiteks otse ülikooli pingist. Kui me jätame kõrvale kõiksugu, ma ei tea, mitu ainet on läbinud või palju talle ainepunkti on ja mis hindet on saanud, et seda ärme üldse vaata. Mis on sinu jaoks need isikuomadused, mida sa just eriti hindad või mis sellise täitsa noore kandideerija paneb eristama või eriti silma paistma? Need nagu väärtused, mida ma hindan nagu läbi aja ja vahet ei ole selle vanusega nagu väga ei muutu, et ma nüüd intuitiivselt tean, mis on, aga ma lihtsalt mõtlen, kuidas eesti keele tõlkida nagu integrity. Aga lõpuks ma otsin sellist, need põhiväärtused on nagu selles mõttes lihtsad, et sa otsidki sellist ausat, avatud inimest oma mingi tõekspidamistega ja et inimesena on nagu tore, aga kui me lähme sinna nagu teadmistesse, siis mis on, ma arvan, et viimase aastaga muutunud on see, et kuna tarkvaraarendus ka ja tarkvaraarenduse just selline koodi ots on nagu hästi palju muutunud, siis mingil määral on hea, et inimene on noor ja jutumärkides loll, selles mõttes loll, et tal ei ole mingisuguse ettevõtte seda institutional knowledge'it kuskilt. Et siis ta võib tänapäeval olla ka hästi palju produktiivsem, sest teda mingisugused vanad kombed ja lähenemised ei hoia nagu tagasi. Et selles mõttes ma arvan, et ka viimase 2 aasta jooksul, kuigi see ei ole ka peamine põhjus, et me rohkem vaatame junior arendajate poole, et ja ega lõpuks ma arvan, mis eristab ka noorust on, et selline väga suur teotahe ja silmad säravad ja get shit done selline suhtumine, kus mingid vanad teadmised ei takista neid või just. Aga kui me siit natuke edasi veel lähme, et tõenäoliselt meil on siin ma arvan, mõned kuulajad, gümnasistid, kes võib-olla ei ole veel IT-s eriti kogenud, võib-olla ei ole iseseisvalt nii palju veel uurinud, puurinud, ma ei tea, mingeid väikseid projekte omal käel veel teinud. Siis mida sa võib-olla soovitaksid, et mida saab juba praegu
näiteks enne ülikooli omal käel natukene midagi õppida, midagi teha, lihtsalt, et ma ei tea, valmistuda karjääriks tarkvaraarenduse maailmas või kui siin inimesed näiteks kardavad, et äkki ma olen lootusetult hiljaks jäänud, et olla edukas tarkvaraarenduses, siis on sul äkki midagi julgustavat öelda? Ma arvan, et sellele viimasele segmendile, kes arvab, et on lootusetult hiljaks jäänud, et ära arva nii. Et kõlab nagu lihtsalt, aga lihtsalt ära arva nii. Aga ma arvan, et hästi palju tarkvaraarendusega on seotud igasugune mingisugune pusimine, sest arvutid ja tarkvara kogu aeg vaidlevad sinuga. Et siis üks asi, mida nagu hästi harjutada, on seda arvutiga vaidlust. Ja seal ma soovitangi siis nagu midagi ehitada, sest läbi selle sa lihtsalt õpidki siis nii-öelda midagi looma ja lihtsalt arvuti valdkonnas see loomine tihtipeale ongi siis selle arvutiga vaidlemine, ja mingi hetk sa saad sellest nagu efektiivsemaks ja siis sa ise saad läbi selle siis lihtsalt nii palju rohkem teha. Ja seda nagu selles mõttes karta, et arvestades, et tänapäeval materjale on nii palju ja on palju lihtsam alustada, et seal tulebki see aeg leida, kui lülitad kõik muu välja ja siis tegeled sellega. Et mul on seda muidugi imelik rääkida, et mul kõige vanem laps on 13, kes ütles, et ta ei ole nõus programmist õppima, sest miks ma peaks õppima ladina keelt, mida keegi ei kasuta. Ja siis ma on nagu minu esimene reaktsioon on, et kellega sa hängid või kes sulle räägib seda? Et see ei tähenda, et ma ise selles seletamises või inspireerimiseks oleks edukas, aga ma arvan, et seal on ka pigem see, et noored pigem teevad vastupidist, mida vanemad ütlevad, nii et seal ma pean enda suhtumist muutma ja midagi muud soovitama ja siis ta äkki mõtleb, äkki arvutid on midagi huvitavat. Aga ma arvan, ma küsiks siia lõppu veel ikkagi ka jällegi AI valdkonnast ühe küsimuse. Et tarkvaraarenduses on paratamatult tehisintellektil juba lahutamatu osa, et ma arvan, enamus arendajad ikkagi oma igapäevatöös tegelikult ka tehisintellekti kasutavad, aga kuidas sina seda näed, et kas nüüd väga bluntly öeldes, et kas sa tunned ka, et tehisintellekt varsti võib arendajat asendada või mis sinu arvamus just selles vallas on, et kuidas me tarkvaraarenduses tehisintellekti saame kasutada ja mis see võib-olla niisugune tuleviku väljavaade on? Ma arvan, et lihtsalt tarkvaraarendus on nii palju muutunud või muutumaas läbi selle, et ta mingisugustes ettevõtetes kindlasti nii-öelda asendab mingisuguses ettevõttes jällegi lubab rohkem palgata inimesi, et lihtsalt see tarkvaraarendus nagu muutub, et seda rohkem on selliseid ehitajaid versus progejaid, aga keegi otseselt nagu ära ei kao, et me lihtsalt hakkame tootma hästi palju rohkem tarkvara. Et kui 15 aastat tagasi või tegelikult see termin coiniti vist äkki mingi 2000 algus, et software is eating the world. Mõte oli siis see, et vahet ei ole, mis selle tööstus võtta, et siis tarkvara tuli ja tegi seal kõik nagu paremaks, et nüüd siis AI teeb seda. Et see ilmtingimata ei tähenda, et nüüd arendajad kaovad ära, sest keegi peab ikkagi selle AI-ga seal vaidlema. Et kui me võtame mingisuguse väga sellise tuleviku vaate, et kuskil on nagu AGI, seal mul ei olegi nagu ühtegi vastust, et kui see vastab nagu tõele, et see siis tuleb, et ma arvan, et siis see teadmatuse hulk on anyways nii suur, et ma arvan, et tarkvaraarendajatest on ükskõik, et seal on nagu suuremaid probleeme. Nii et praeguste mudelite juures
lihtsalt töö muutub ja ma arvan, et see on nagu fine. Et selline suuremat sorti tööstusrevolutsioon, et nii et julgustud ikkagi sinna IT-d minna õppima? Ei no ma täpselt ei tea, mida siis õppima minna tegelikult. et minu muidugi huvi on nii suur olnud alati nendes bittides, baitides, et ega ma otseselt midagi teist ei kaalunud. Ja kui nüüd mõelda, et kui on mingisugune AI hirm, et tarkvara arendus kaob ära, et siis kui ma mõtlen ükskõik mis teise eriala peale, jätame võib-olla arsti kõrvale, siis jätame, võib-olla midagi veel saab kõrvale jätta, siis ma kardan, et AI sööb need kiiremini ära. Et kui seda stsenaariumit juba mängida, siis ma arvan, et see ei ole üldse halb bett. Et ma arvan ka, et praegu võib-olla selle tehisintellekti ajastul on IT just see õige koht, mida minna õppima, et annab palju ära teha. Lihtsalt vaadake, et keegi läheb arsti ka, sest ma olen üle 40 juba ja mul hakkavad liigesevalud ja asjad, et keegi peab nende eest ka hoolitsema. Kas on meil äkki saalist küsimusi? Kõik panused on meil siin ühe neiu peal, et nii, siit eest tuleb kohe mikrofon. Nii, okei, töötab. Võib-olla minu üks küsimus on see, kui te otsite uusi arendajaid, juunioreid, kui tähtis on see, et nad teevad ka magistri ära? Või kui ma ei otsi teha teadust edasi infotehnoloogia valdkonnas, siis kas see magister on vajalik tegelikult tööleminekuks näiteks? Ma arvan, et isiklikult võib-olla tahaksid ikkagi magistrit teha tööandja seisukohast. See nagu liialt ei muuda, sest kui mõeldad nagu tööturu peale, siis erinevad ettevõtted võtavad erinevas faasis. Mina olen alati tahtnud, olgu siis Bolt või Zette, nagu piisavalt tarku inimesi, ja siis poolik paka alati tundus nii vale seda inimest siis nagu ära tõmmata, et pluss see paka on nagu piisavalt lihtne see lihtsalt nagu ära teha. Ja siis et pärast seda ma nagu halvasti väga ei tunne ennast. Aga isiklikus plaanis, kui mul on nagu valida, kas minna tööle või teha magister ka, siis ma arvan, et ma lõpuks teeks lihtsalt mõlemad. Ja vaataks ka, kummal pool on nagu huvitav. Samas tol hetkel igasugune töö tundub vist huvitav. Et siis ma ilmselt sunniks ennast kuidagi seda magistrit tegema ära. Kas on kellelgi veel tekkinud mingeid mõtteid? Mis oli teie esimene töö peale ülikooli lõpetamist? Ma lõpetasin selle nii naljakalt, et ma juba töötasin seal ZT-s minu arust. Sest mul selle pakaga läks niimoodi, et mul jäi üks aine tegemata ja siis ma läksin ajateenistusse. Ja siis ma lootsin, et äkki saab 8 kuuga hakkama ja siis ma mäletan, kui alguses öelda, et wow, et kõik, kes te mõtlete, äkki saab 8 kuuga hakkama, et te kõik olete siin 11. Ja siis ma olen, issand. Ja siis ma tegin selle aine ära ja siis ma lõpetasin baka vist ajateenistuse kevadtormilt, sest mul oli töö ja asjad esitatud. Nii et magistris ma olin seal ZT-s juba, et siis mingi hetk sai seal kuidagi see lõpetatud, aga selle ülikooliga oli, et ma kindlasti võtsin väga palju ainet tõsiselt, aga ega ma nii palju selles kraadis asjades kinni ka ei olnud, et ega mu vanemad väga ei uskunud, et ma üldse koolis käin. Ja siis ma mäletan, et ma olin kuskil reisil ja ma tegin mingid ettekannet, mingi toote selline tutvustamine. Ja siis mul ema helistas, ma olin kuskil taksos. Ja siis ta ütles, et tead, et ma käisin seal ülikooli lõpetamisel, kus neid nimesi öeldakse, et su nimi küll öeldi, et sa ikkagi lõpetasid. Et ma käisin kontrollimas. Ma ütlesin, vau, see ongi selline usaldussuhte epitoom, et Nii, kas on keegi veel? Nii tagant nurgast on veel üks küsimus.
Kui palju praegu üldse Boltis igapäevatöös AI-d kasutatakse ja kui palju tarkvaraarendajad just selle peale kas loodavad või palju nad on lubatud neil kasutada seda? Kasutatakse hästi palju. Et kindlasti me oleme sellises faasis, kus kasutage kõike hästi palju ja siis otsime nagu nii-öelda neid kohti, kus ta töötab väga hästi. Et Boltis ise on umbes 4000 inimest tööl. Et kui ma mõtlen nagu Gemini litsentsid, ChatGPT litsentsid, Claude AI, et nende summa on kindlasti üle 4000. Kui ma mõtlen kõik arendustööriistad, Claude AI, Cursor, Copilot, ja arendajaid on 600, siis ma arvan, et nende tööriistade summa tuleb ilmselt 1000, sest inimesed kasutavad nagu mitut ja lõpuks võib nendest mõelda kui lihtsalt nagu mingi tokeni kulu ja suva need tööriistad ja siis tokenile võib mingi rahalise numbri võtta ja siis kui seda mõttekäiku veel nagu sellist düstoopiaks teha, et siis võib mõelda, et kunagi tulevikus, et siis kas sa ostad nagu silikon tokenid või orgaanilist tokenid. Aga õnneks me ei ole seal. Et inimene siis oleks see orgaaniline token. Nii, aga ma arvan, et me võime siin tõmmata otsad kokku. Nii positiivse mõttega. Ja me siin veel ütlen lõppu veel mõned positiivsed sõnad ka, aga aitäh Toomasele väga hea arutelu eest. Nii, aga võtakski siis tänase õhtu kokku sellega, et ma väga loodan, et teil oli tore, et te saite midagi uut, midagi huvitavat. Tartu on päriselt äge, Tartu Ülikool on äge, Tartu Ülikoolis saab teha hästi palju erinevaid asju, hästi suuri asju. Et kui te vähegi selle peale mõtlete, siis meie teid seal ootame ja loodame väga näha. Meil on siis näha ka siin, et bakalaureusõppes on meil informaatika, magistris on meil siin 4 erinevat, informaatika, tarkvaratehnika, andmeteadus ja tehisintellekt ja IT mitte informaatikutele. Ja millest siis 2 tükki on ingliskeelsed. Et valikut on. Ja vist on järgmisel slaidil ka meil ühed kuupäevad. Jah, just. Ehk et 26. veebruaril on tegelikult ka Tartu Ülikooli lahtistuste päev, kus me samamoodi loodame teid väga näha ja 16. aprillil on IT-päev tüdrukutele, mis on ka alati olnud hästi tore üritus. Aga jah, see on siis suunatud meil tüdrukutele, sest paratamatult on veel natuke see hirm siis tüdrukutel, et võib-olla ei ole see IT päris siuke tüdrukute ala, aga nagu näha siis päriselt tegelikult on küll. Aga nagu ka siin öeldud, siis kohtumiseni Tartus ja aitäh, et te tulite. Meil oli väga tore teiega.